Tere ja Tervisetasku vaataja kuulaja. Me oleme alustamas teise saatega Hoolekandeasutuste Liidu ja Tervisetasku koostöös, mis on siis pealkirjaks hoolekandeasutuste või hoolekande hääl. Täna mul on hea meel näha ja kuulda väga häid külalisi, kelleks on esmalt siis Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veiko Luhalaid. Tervist. Ja Tootsi hooldekodu juht Pille Jaasi. Tere. Et me alustame nagu selle teemaga, et vaatame laiemalt töötaja rolli, mis on siis kohaliku omavalitsuse vaatest ja mis siis hooldekodusse jõuab. Et esmalt ongi see, et Veiko võib-olla räägite natuke sellest rollist Eesti Linnade ja Valdade Liidust, et mis on need eesmärgid ja mõtted, mida te tahate siis ellu viia? Jah, aitäh. Et Eesti Linnade ja Valdade Liit on selline klassikaline huvikaitseorganisatsioon, mis hõlmab endas 78 liiget, ehk siis meie 78 omavalitsust, linnad ja vallad. Ja kui me räägime täna sotsiaalteemades, siis tegelikult sotsiaalteemad on üks väga suur teemade valdkond, mis kohalik omavalitsuste laual on, alates siis inimeste ehk kogukonnas elavate inimeste hakkama saamisest, kuni siis mis meieni välja ulatub nüüd kaasa rääkimine seadusloomes, ehk siis kuidas siis riik toimib selles valdkonnas, millised ülesanded kohalikul omavalitsusel tulevad ja millised õigused jäävad siis sellele kodanikule seal koha peal. Ja meie roll nüüd, kui me räägime sotsiaalhoolekande vaatest, meie rollist suuremalt ongi see, et kui riik algatab seaduse muudatuse, siis meie roll on kohalike omavalitsustega läbi rääkida, kas see on mõistlik, kas see on jõukohane, kas see on rahaliselt vastuvõetav ja kuidas tunneb inimene ennast selles keskkonnas ehk kohaliku omavalitsuse elanik. Ja meie siis kas kooskõlastame või ei kooskõlasta seda seaduse muudatust ja kui kooskõlastame, on võimalik ka siis märkustega. Ja edasine protsess oleneb siis juba seadusandjast, kas ta võtab arvesse meie märkused või mitte. Nii et see on siis meie roll sellest vaatenurgast vaadates. Küsin vahele, kas seda seaduse looja kuulab seda teie ettepanekuid tihti või sõidetakse töörolliga üle? Siin võib öelda niimoodi, et kuuleb tihti, kuulab harvem. Et klassika on ikkagi see, et tõsi, tuleb möönda, et inimese tähelepanu on valiv. Et selles mõttes jääb kõlama ikka see negatiivne, et kus ei arvestata. Aga enese vastu aus olles siis aasta-aastalt üha paremaks läheb, et tegelikult meie poliitiline kultuur, kus arvestatakse ka oluliste osapoolte ja antud juhul siis, kelle huve meie kaitseme omavalitsuse seisukohtadega, see olukord paraneb aasta-aastalt. Et tegelikult mina mäletan aegu, kus meil ikka kriitikat riigi suhtes oli väga palju, täna pigem on ta ikkagi selliseks konstruktiivseks koostööks kujunenud. Ja nüüd tuleb tõsi mängu see, et kui valitsuse kokkuleppes on midagi kinni kirjutatud, ega siis ka sotsiaalministeerium või ütleme, et siis vastava valdkonna ministeerium ei suuda ka teha, et kui see poliitiliselt on kokku lepitud, ei meie ega nemad. On teatud asjad, mis on läbiräägitavad ja on siis kivisse raiutud asjad, mida läbi rääkida pole võimalik. Enamus asju on võimalik läbi rääkida. Nii et nüüd liigukski siit edasi idee poole pealt, et kui nüüd vaadata sotsiaaltöötajaid ehk kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö korraldust või kuidas sellega saaks rahul olla, et me teame siin praegu viimasel ajal hästi palju ja näeme, et sellist natuke jõumeetodit kasutatakse, eriti mis puudutab hooldekodusse suunamist. Jah, siin tundub, et natuke liiga palju ühele poole kaldu asjad, et igal lool on väga palju erinevaid tahke, aga avalikkusele või üldsusele jääb ikkagi mulje, et kuidagi inimest ei kuulata, öeldakse, et me oleme otsustanud, et sa pead hooldekodusse minema ja inimesele või oma arvamuse ei arvestata. Üldiselt kommenteerides on ühe kaasuse põhjal raske öelda või järeldusi teha. Jällegi tähelepanu on valiv, ehk siis see negatiivne jääb pinnale, ehk me kõik räägime ja see on kõneaineks, eks ole.
kohalik omavalitsus üldiselt, ta ongi kohalik omavalitsus. Oma tähendab seal, et lähimusprintsiip ehk selles valdkonnas, millest me täna räägime, sotsiaalkaitse, et iga vald, iga linn peab enda hädas olijatega ise hakkama saama ja aitama neid parimal võimalikul moel. Küsimus taandub alati sellele, et kui suured võimalused, millised on need ressursid, millega kohalik omavalitsus saab apelleerida. Klassikaline vastus on see, et raha on alati vähe kohalikul omavalitsusel ja siit me vaatame ka meie institutsioon, vaatab riigi poole, et kas me läbirääkijana oleme nii võimekad kohalikul omavalitsusele, kas selles valdkonnas suudame suuremad eelarved välja rääkida. Teine probleemkoht on kohalike omavalitsuste tööjõupuudus ehk kvalifitseeritud hea tööjõupuudus, et Tallinn, Tartu keskusomavalitsused ei ole probleeme inimeste leidmisega. Eriti seal, kus on ülikoolilinnad, kus tudengid lõpetavad, lähimad praktikakohta leiavad ja sealt edasi tööturule nii-öelda selles samasse asutusse või institutsiooni sukelduvad. Kaugemad perifeersed vallad tegelikult on ju olukord selline, et eriti nüüd seaduse muudatuste raames ka teatud sotsiaaltöötajal tuleb ka kõrghariduse nõue ja nüüd on küsimus, et kui sul ei ole leida ka ilma hariduseta inimest, et kuidas sa leiad selle kõrgharidusega inimese. Nii et paneme kokku raha vähesus ja inimeste vähesus. Ühiskond vananeb, kliente või ütleme siis probleeme selles valdkonnas tekib aina rohkem. Kolmas mõõde sinna juurde ehk koormus kasvab ja nüüd raha vähe ja kvalifitseeritud tööjõudu pole. Ja siit võivadki tekkida need rebendid ehk millest me räägime ühiskonnas, kus juhtuvad sellised ebameeldivad seigad. Et see on selline üldine helikoptervaade. Nüüd konkreetseid kaasusi vaadates jällegi on keeruline hinnata, et kas kohalik omavalitsus on hindamise ära teinud, et kas see oli parim variant talle või ei olnud parim variant. See on üks asi, kui see tegemata on kohalik omavalitsus ilmselt tõesti midagi tegemata ei jätnud. Ei oska kommenteerida nende kaasuste puhul, kas see inimene, kui ta ütleb ka kaamerasse midagi, kas see tegelikult on tõde, kas on teisi varianti pakutud või ta on keeldunud. Aeg-ajalt tuleb sellist, külatüli välja, et võib-olla püütakse näidata seda ka halvemana. Aga ma ei välista, et need asjad ju võivad juhtuda. Kolmas asi on see, et kui me räägime kontekstis hoolekandereform, siis tegelikult inimesel hästi lihtsalt öeldes, et hoolekandereformiga, millel on üllas ja hea eesmärk, on kohalikud omavalitsused pandud sundseisu, kus ta hooldekodu poolt väljastatavad arved peab ära maksma. Seadus nõuab ja õiguskantsler on ka tähelepanu pööranud, et hoolimata omavalitsuse piirhinnast peab ära maksma selle osa, mis on siis nii-öelda see meditsiini ja selle vahendite komponent. Aga kus omavalitsusel raha võtab? Teiste teenuste pealt. Ja nüüd ongi niimoodi, et kui sa hooldekodu pead kinni maksma, siis järelikult koduhoolduse pealt on võimalik see raha võtta hooldekodu peale, ehk sul need teenused vähenevad. Personalikulu on kõige kallim, nii et kui sul olid koduhooldustöötajaid varem näiteks 10, oletame niimoodi, aga nüüd on 15% tõusnud see väljaminek, mis läheb hoolekandereformist tulenevate hinnatõusude peale, siis järelikult seda 10 hoolekandetöötajaga, koduhooldustöötajaga pead sa siis, tuleb midagi ette võtta, kas koormus suurendada või nende arvu vähendada. Nii et jällegi ei tea täpset põhjust, aga siin võib olla hästi mitmeid mõjureid, mis viivad sellise, selle konfliktisituatsioonini. Pille, küsin sinu käest, et sina oled hooldekodu, konkreetselt sina oled nüüd selle asutuse juht, kuhu nüüd inimene siis tuleb, et kas nad tulevad kõik nii-öelda hea meelega või on nad ikkagi algselt tõredad? No konkreetselt meie maja on natukene teistsugune, meie majja. Paljud arvatavasti ei teagi, et nad tulevad. Meil on ikkagi väga suur protsent on elanikest on dementsusega inimesed, nii et see on paratamatu, et nad sinna satuvad. Kui sa vaatad üldiselt, et aga üldiselt on ikkagi niimoodi, et see oleneb kõik sellest, kuidas seda kodus serveeritakse. Kuidas seda serveeritakse sellele konkreetsele inimesele, kes peab tulema hooldekodusse, et kuhu sa lähed, milleks sa lähed. Ja on ka teine vahe on see, et kuidas seda serveeritakse lähedastele. Et see nüüd konkreetne juhus, millest sa räägid, et see inimene sinna peaaegu, et sunniviisiliselt hooldekodusse saadetakse. Seal mina alati ütlen ikkagi seda ka, et see inimene,
kellel nüüd ikkagi on mõistus peas ja talle pakutakse variandina minna hooldekodusse ja ta keeldub sellest, et lähedased hooldavad teda, siis mina sügavalt ütlen neile, et tõsiselt mõelge nende lähedaste peale. Nad peavad käima koolis, nad peavad käima tööl, neil on omad pered ja tegemised, et ei ole võimalik hooldada veel kõigele lisaks sellele 24/7 inimest, kes vajab täielikult hoolt ikkagi. Aga kas ütleme nii, et ka inimesel, antud juhtumil on ju see, et see koduhooldusteenus oli inimesel olemas, aga see võeti ära väga järsult. Et nüüd ma tahtsingi siin selleni jõuda, et kas me oleme inimesi, kes peaksid hooldekodusse minema ka ette valmistanud. Et näiteks ikkagi võtab ju aega inimesel selle kohanemine selle mõttega, et ma pean nüüd minema hooldekodusse, et kui pikk see aeg võiks olla või et kas me psühholoogiliselt oleme ette valmistanud? See oleks tegelikult mõlemale see küsimus. Mina küsiks kohe vastu, et kes peab ette valmistama? No tegelikult ikkagi lähedased või siis ka kohalik omavalitsus. Jah, sellel konkreetsel juhul olid lähedased, olid lapsed, kes ei olnud veel isegi täisealised, nii et siin ei ole küsimust teistmoodi. Aga kui me võtame üldiselt, siis on natukene, see ongi natukene keeruline, sellepärast, et kui inimene satub haiglasse, sealt hooldushaiglasse ja siis öeldakse, et ta enam kodus üksinda hakkama ei saa, et ta peab minema hooldekodusse ja siis see lähedane jookseb kuskil ei tea kuhu, hakkab mõtlema, et ta ei teagi hooldekodudest mitte midagi. Et tegelikult ei ole hooldekodus ju ainult kajastatakse, nagu me teame, negatiivne lugu loeb ja müüb ikkagi alati paremini. Et mina ei ole näinud veel üheski televisioonikanalis sellist ilusat lugu hooldekodust, mis nagu ütleb, et hooldekodus on ka ilus elada ja hea elada. Ja ega me kedagi sunniviisilt kinni ei hoia. Meil on ikkagi uksed ja väravad lahti, et selles suhtes saab alati käia proovida ja kui ei sobi, siis saab tagasi minna. Aga on ju selliseid tagasiliikumisi olnud? Meil on tagasiliikumisi olnud igatepidi, on läinud koju, nad on kosunud, on läinud koju ja kodus ilusti edaspidi hakkama saanud. Et seda on meil ka. Ja muidugi, ja kellele ei sobi, on läinud koju või kuskile teise asutusse, selliseid on ka. Et kõik variandid on avatud, kõik variandid, aga kõik ongi läbirääkimise küsimus. Et lihtsalt tulebki korralikult läbi rääkida kõik ja tuleb tutvustada ennem ja kui see inimene, kes nüüd hooldekodusse tuuakse, et kui tema ise nüüd ei saa hooldekodusse tulla vaatama näiteks mõni päev ennem või niimoodi tutvuma selle hooldekodu eluga, siis lähedased võivad alati tulla tutvuma, vaatama, uurima, mis ja kuidas. Ja ma usun, et ka kõik teised hooldekodul lubavad seda. Et selline lahtiste uste päev nii-öelda, et kui katsetad ja vaatad ja see on ka mõistlik, aga just, et tundub, et praegu inimestel jääb ikkagi nagu see aeg jääb nagu lühikeseks, ja see ei pruugi olla üldse sellest teenuse saaja mure, vaid just see, et lähedastel ei ole aega või siis kohaliku omavalitsusel tuleb see teema kiiresti lauale. Ma mõtlen just sotsiaaltöötajatele, et see võib olla üks selline probleemi koht. No mina pigem arvan et lähedastel lihtsalt ei ole võib-olla enam jaksu ka, kui nad ikkagi teevad oma päevatööd, oma pered ja siis veel 24/7 hooldavad kedagi ja siis ta peab veel hakkama jooksma, ega siis hooldekodu koht ei ole turu peal niisama müüa. Seda peab ikka ootama, et meie võtame ka praegu tänase seisuga. Otsisin inimesi hooldekodusse, järjekord on mitu vihikulehekülge pikk ja aastast 2024 helistasin veel inimesi, et on järjekorras veel, et kas veel soovivad ja isegi üks vastus tuli selline, et me hetkel veel saame kodus hakkama, et aga see ongi see, et kui sa juba paned inimese hooldekodusse järjekorda, tule kohe. Küsi kohe, et kas sa saad tulla vaatama, mis on. Mina alati tegelikult soovitan panna kõigil ka ennast mitmesse hooldekodusse järjekorda. Sest et kunagi ei tea, kust kohast koht vabaneb ja siis tuleb see koht võtta ja minna. Sest selle loo moraal ikkagi on see, et selle asjaga peab tegelema ja sellega tegeleda tuleb natuke ikkagi varem.
et me näeme ju tegelikult ka seda, et inimene mingil hetkel ikkagi, mõni lahkub varem, mõnel on raskem, mõne kergem, aga ikkagi me peaksime natuke mõtlema selle elukorra teise poole peale, et meil seal tuleb sellega tegeleda ja eriti lähedastel lastel on ju, et seda see ei ole nagu iseenesest mõistetav, et siin tegelikult ei saa ka väga palju vaadata selle omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, vaid ikkagi arvan, et peaks olema lähedaste enda roll, et nemad saavad seda kõige paremini juhtida. Aga kui on abi vaja, siis ma saan aru, et kohalik omavalitsus aitab. Veiko? Ta on kohustatud aitama ja, et ise küsimus on alati, et kui palju, et kuidas klient, et kui palju hindab seda, et kas on piisav aitamine või ei ole, et kui palju need võimalused on ühelt poolt ja kui palju ootus on teiselt poolt. Aga nüüd, et kes peaks nagu ette valmistama, et kui küsimus oli, et oleneb jälle kontekstist, et tegelikult me oleme selles mõttes kinni ajaloolises taagas, et nõukogude aegsed kombinaat hooldekodud on kõigil veel meeles ja ütleme, et eriti vanemate inimeste tegemist, ega ta uut ei teada, mäletab, on ikka nii-öelda selles nõukogude või selles noorusajas kinni. Ja loomulikult, kui mõistus veel peas, siis ei tahaks nagu sinna minna, aga tänapäeva hooldekodud on ju hoopis teistsugused. Ja siis tuleb see moraalne või eetika aspekt sinna juurde, et lastel on ka tunne, et kuidas ma panen vanema siis sinna, või vanaema või kellegi ära, et parem on ikka kodus elada. Et kuidas sellest nagu üle saada, et aga mis ta kodus teeb, kui sa pead tööl käima või osalise koormusega tööl käima, tuled korraks vaatan, see vana inimene on üksi kodus, tal pole kellegiga suhelda, ta võib-olla on voodis ainult, saab korraks püsti, sul ei ole omasuguseid ümber, hommikul näed ja õhtul näed, et tegelikult et ka sellest valehäbist tuleks üle saada, et tegelikult on tal ju parem seal, kus temaga tegeletakse kogu aeg, kus on ka endasugused ümber, ta saab suhelda, kuivõrd suhelda, kui suhtlemise võimeline ta veel on, et ta saab sellega, ta saab selle sealt kätte. Kolmas on nii-öelda arendamine, et kui inimene on dementsuse algstaadiumis või Alzheimeri tõbi kummitab, et siis tegevusjuhendad on need, kes sinu aju ja nii-öelda motoorikat ja seda ajutegevust käigus hoiavad, on tegevustoad, tegevusjuhendajad, on ekskursioonid, et see aitab pidurdada seda mandumist korteris või tähendab kodus üksinda, ta mandub palju kiiremini. Need on need kohad, mida tihtipeale, nagu ma ütlen, sellest ajalootaagast pluss ka eetika küsimustest, et see ei lase ligi nagu seda endale. Ja nii nagu siin juba eeskõneleja ütles, et ajakirjanduses on alati ikkagi lugeda sellest, mis on kuskil viltu või halvasti läinud kohaliku omavalitsuse kontekstis, hooldekodu kontekstis või siis ütleme, et ega siis hooldekodu ja hooldekodu töötajad ei ole midagi erinevat meie ühiskonnast, kurjategijate protsent on igal pool ju konstantne, on ta siis hooldekodu, kool, autobaas või kogu ühiskond. Et igal juhul siin on selle ühiskonna roll ja arusaamine on väga oluline. Nüüd suur teema ikkagi korraks selle kvaliteedi räägiks ka lahti, et inimeste arvamus on selline, et jah, hooldekodu on selline must ja räpakas ja vana, nagu me siin juba eelnevalt ütlesime. Et Pille, äkki sina oled tegelikult ju nüüd hoolekandeasutuste liidu liige, näed ise iga päev oma liikmete nii-öelda tegemisi ja olemisi, et kuidas sina nagu ütleme keskmiselt selle välja tood, et kuidas meil Eestis selle hooldekodude kvaliteediga on nii teenuse osutamise osas kui ka siis majade osas? Mina ei ole näinud ühtegi koledat hooldekodu. Et selle peaaegu, et 30 aasta jooksul, mis mina sotsiaalsfääris olen töötanud, et mina ei ole näinud ühtegi koledat hooldekodu. Et kõik nad arenevad, mina ütleks, et hooldekodud on eakate inimeste lasteaiad. Seal tehakse samamoodi sellist näputööd ja käelist tegevust, nii nagu lastegagi värvitakse ja õmmeldakse ja me ju uurime kogu aeg, et mida see inimene nagu on eelnevalt kodus teinud, et kas ta on käsitööhuviline, kas ta on aiandushuviline. Minge vaadake hooldekodude aiad, kui ilusad on, kus ikka kasvatatakse igasuguseid asju. Ma just 2 päeva tagasi, teisipäeval käisime Narva-Jõesuu hooldekodus ja pasin läbi ka Kaarepere hooldekodust, Kaarepere pensionaadist, vabandust, nimed ei jää alati hästi meelde, aga minu arust kõik on väga siuksed asjalikud ja inimesed on ilusti puhtad ja hoitud ja hoolitsetud, et ei ole küll ühtegi siukest räpakat ega midagi siukest. Kui nüüd hooldekodusse inimene tuleb,
tähendab, et kui lähedane soovib oma inimese panna hooldekodusse, ehk see teema tuleb nagu talle lauale, et kas on olemas mingi nõustamisteenus või psühholoogiline abi või osutab seda siis hooldekodu juht või teenuse juht või? Kui nad võtavad otseühendust hooldekodudega, siis ma usun, et ka teised hooldekodujuhid täpselt samamoodi või kes iganes tegelevad siis nende klientide vastuvõtmisega, et need inimesed ikkagi me räägime, küsime, kui nad tulevad meile majja vaatama, siis me käime majast tiiru ära, vaatame ära kõik kohad ja asjad ja siis tuleb inimestel veel küsimusi ja kui on võimalus, kui nad lähevad koju ja mõtlevad veel ja saavad alati tagasi helistada, et küsida veel midagi, et kindlasti omavalitsuste sotsiaaltöötajad ka ikkagi jagavad mingit infot. Ma vähemalt loodan, et nemad on ka ju meie majades käinud ja ju teavad, kuhu nad inimesi suunavad. Et et neil ilmselt on selline list, kuhu siis on vaja hakata otsima, nemad saavad teema nii-öelda lauale, nad peavad hakkama otsima hooldekodu kohta, eeldatakse ikkagi kodu lähedust on ja see paneb juba piirid sellele, et millist hooldekodu leida. Aga ma tooks mängu uue sellise võimaluse, mis on teenusmajad. Et meil on väga palju inimesed elavad sellistes kohtades, ütleme siis korterites, kus ei ole võimalik tegelikult teenust osutada, kui me vaatame koduhooldusraamestikust ja üldse see liikumine, et nüüd Veiko käest võib-olla mõistlik küsida, et kuidas kohalikud omavalitsused, ma tean, et osad on teenusmajad ehitanud ja et kas see on mingi selline tõusev trend? Ma arvan küll, et eks me liigume suunas nii, kuhu on Skandinaavia läinud, et meie kõige lähemad näited ja ka selles mõttes partneromavalitsused, kellest kõige paremini aru saama on ikkagi Skandinaaviast, Soomest eeskätt. Ja see teenus majade poole liikumine on ka üks võimalus, aga meil on nii nagu kogu ühiskonnas, ka nii selles sotsiaalvaldkonnas on paraku nõnda, et ta on nüüd alates seadusregulatsioonist kuni siis kohaliku omavalitsuseni, et nagu avalik võim peaks nagu tegelema selle kõigega. Et meil puudub nagu selline ettevõtluse vorm, et küla kogukonnas enda MTÜ või kes võtaks, ütleme raamatukogu pidamine või teenusmaja pidamine või ütleme see koduhooldusteenuse pakkumine ehk selles mõttes seda aktiivsust ettevõtlikkuse mõttes ja oma kogukonna inimeste hoidmise mõttes veel puudub, et sinna meil juppmaad minna. Et kohalik omavalitsus, me ei saa öelda, et üksi kohalik omavalitsus ei tahaks teha nendest ressursi, nii raha kui inimressursi puudusest ma rääkisin, aga teine pool on see, et kuidas ühiskond ise suudaks panustada sellesse, et need kõik on ju lõpuks meie vanemad, kes siin ümber elavad, et kas me saame omavalitsusele vastu tulla sellega ja see ei ole mitte nii-öelda, ütleme, vabatahtlik töö niisama, vaid kohalikul omavalitsusel ressursid selleks. Tööjõudu pole, aga palgata näiteks just nimelt seda MTÜ-le või tähendab tegevustoetust anda. Nii et siin on juppmaad käia, et kohalik omavalitsus ilmselgelt ise avaliku võimu nii-öelda teenuse pakkujana ei tule sellega toime veel täna. Et siin oleks partnerid ümberringi vaja. Nii et kui see asi edasi areneb ja see töökohtade puudus ja ütleme perifeerias või ütleme kaugemal Eestis on päris suur, et see MTÜ-de kaudu nii-öelda just see sotsiaalvaldkonnas endale töö leidmine oleks ka selles mõttes väga hea lahendus. Et kohalikud omavalitsused nagu ootaksid siis pigem partnerid, kes selle teenusmaja nii-öelda siis seda teenust osutaksid, jah? Ütleme nii, et kohalikud omavalitsused, et ootaksid oleks nagu selline ühesuunaline protsess, et kohaliku omavalitsuse osa või kohaliku omavalitsuse ülesanne on loomulikult seda ka ärgitada ja et seda võimalust ka pakkuda, et ise küsimus nüüd ongi see, et kui palju seda nagu vastu võetes, kui palju me jõuame teostuseni, aga et see võiks olla niimoodi, et kasvada välja. Näiteid on meil päris palju, ütleme, et alates nendest kogukonna koolidest seal, mis on seal kaugel Võrumaal tekkinud, kui ka siis nii-öelda tegelikult sotsiaalhoolekond, mitte sotsiaalhoolekond, vaid ütleme siis selliste kooskäimistubadene või kogukonnakeskusteni, mis võib küll seltsimaja nime all olla, aga tegelikult kes seal kogunevad siis päeval, eks ole, et mis võimalus on, et siin pesumasinad on seal on tihtipeale duširuumid, seal on rattalaenutused, et need või raamatulaenutused, et ta ikkagi nagu pakub suures hulgas ka sotsiaalteenused, et nüüd see sotsiaalteenuste raskem osa, et kui see ka nüüd järgi tuleks, oleks väga hea. Jah, et
ootame siis sellist aktiivseid inimesi nii-öelda siis üle Eesti, pigem investoreid, siis ma saan aru, kes nii-öelda selle betooni nagu ära valaksid ja siis saab kohalik omavalitsus nii-öelda ressurssi suunata ja natukene võib-olla siis ka teenuse valikut laiendada, on ju, et see teenusmaja võiks olla siis eelkäija sellele hooldekodule, et kui inimene nüüd oma kodust peab ära minema, siis ta liiguks sinna teenusmajja, kus ta siis rendib selle korteri ja mis on vastavalt erivajadusega inimesele nii-öelda siis kohandatud. Ja kui nüüd seal enam hakkama ei saa, siis edasi on siis hooldekodusse. Et see oleks ka üks variantidest. Aga siit edasi tahaks puudutada sellist teemat, mis on praegu viimase, ma julgen öelda, aasta teema ja sellest on rääkinud nii riik ministeeriumite tasandil kui ka kohalikud omavalitsused ja ametid on sotsiaalkiirabi. Ehk et lugu on siis selline, et meil on tekkinud olukord, kus Päästeamet, kiirabi ja politsei ei taha tegeleda sotsiaalteenuse osutamisega. Nii et kui inimene, näide on selline, et kui inimene kukub kodus maha, siis on teda vaja aidata püsti ja küsimus on täna, kes seda peaks siis nagu tegema. Ja muidugi laiem küsimus on see, et kas on teenusosutaja olemas selleks sinna vahele ja sealt edasi on rahastamine. Ja nüüd käib see palli veeretamine päris aktiivselt juba ühest väravast teise, et keegi otseselt, kõik ütlevad, et seda on väga vaja ja see on oluline, aga keegi ei taha seda nii-öelda nagu võtta, seda algatust nagu enda omaks, et ainukene, kes seda teemat hästi tugevalt veab, on Häirekeskus, kelle jaoks siis kõne tuleb temal reaalselt sisse ja ta peab sinna vastuse andma. Ja tema nüüd siis põrgatab siis edasi järgmistele ametkondadele ja riigile tervikuna. Aga nüüd mõttekoht ongi see, et kuidas meil sotsiaalkiirabiga nüüd, kui me Linnade Valdade Liidu poolt vaatame, et kuidas see teie nägemus on? Me oleme paar korda kohtunud Punase Ristiga, kus on jutuks olnud see teenus, et algatuseks öeldes kohe, et mulle isiklikult ja meile tõenäoliselt omavalitsuste vaates, ma ise nüüd ütleme, et kõigi eest kõnelda, sest ta on alles nii algusjärgus, et pigemini on see negatiivne pool jälle ajakirjandusest välja tulnud, et mis etapis ja millised vaidlused seal on. Aga et ta võiks olla lahendus tulevikuks, aga see eeldab nüüd tegelikult esiteks pilootprojektide läbiviimist, et kas ta töötab ja millistes tingimustes ta ei tööta. Ja edasi ta eeldab siis ikkagi rolli jaotust ja rahade selgemat jaotust, et kohe tekivad küsimused, et sellised, et kui nüüd sotsiaalne kiirabi Punase Risti näol või ütleme siis vabatahtlike näol töötab, siis kuidas toimub korterisse sisse saamine? Kohalik omavalitsus, kui see on kohalik omavalitsuse korter, kui sotsiaaltöötajad on võti, kui ta on eestkoste, siis on lihtne, kutsutakse ka, aga nüüd tekib küsimus, kas nii nagu operatiivteenistus, Päästeamet, kiirabi, politsei peab ka sotsiaaltöötaja nüüd valves olema? Et milliseks lähevad personalikulud meil siis, eks ole? Nii, et kui ta nüüd korterisse pääseb, on väga hea, kui need töötavad lingid kõik. Nüüd, kui see link ei tööta, siis ikkagi ega me politseid ega Päästeametit ei pääse, kes selle maha lõhub, ukse lahti teeb, et siis on ikkagi, ja siin võib olla ajaviitmine, et kui keegi kolmas läheb vaatama, et siis ei pääse, et on ikkagi vaja see maha lõhkuda. Nii et ei oska väga täpselt praegu seda kommenteerida, sest õnnestunud pilootide või ütleme, et selles mõttes pilootprojektide tulemusi ei ole veel. Nüüd kõige lihtsam oleks ta täna ellu viia, millest me oleme rääkinud Punase Ristiga, on see, et kohalik omavalitsus täna väga paljudes kohtades on panustanud vabatahtliku päästekomandode ülesehitamisele. Et tegelikult, kus on päästekomanda, seal on ööpäevaringne meeskonnavalve, seal on ööpäevaringne mehitatud või ööpäevaringne autopark kasutatav kohe olemas ja lülitada sinna ka nii-öelda vabatahtlikud Punase Risti päästjad, siis on nii-öelda alates inimestest sidest kuni siis ka vahenditena ukse maha võtmiseks on tegelikult olemas, et sealt oleks võimalik ja saaks alustada. Aga see tuleks läbi proovida, et milliseid probleeme see kaasa toob. Et üks asi on see positiivne, mida me täna näeme,
aga kas ei või ikkagi tagasilöök, et see tuleks läbi mängida ja et siis on selged vastused öelda. Ja siis tekib meil ka arusaamine, et kui kalliks omavalitsusel läheb, et kas me peame nüüd täiendavalt veel midagi sinna panustama, siis me peame vaatama hästi, et Siseministeerium ütleb enda valdkonnas pääste ja politsei millestki ära, aga kas see, mis te ära ütlete, kas te selle raha siis toote meile, kellel ülesanded tulevad, et kuidas me nüüd seda jagame siis pärast? Et no praegu käib sotsiaalkiirabi projekt, siis on nii-öelda pilootprojekt läbi Riigi Tugiteenuste Keskusega on Kastre, Kambja, Tartu vald ja et selle murekoht on seal see, et omavalitsus ei julge liiga kuidagi anda seda, see teenus ei jõua inimeseni. Ehk et kui see inimesel on nii-öelda siis vajadus seda sotsiaalkiirabi teenuse järele, mis ei ole operatiivteenus, siis ta tegelikult tal ei ole seda telefoninumbrit ja seda nii-öelda kohta, kuhu ta saaks helistada. Et see on nagu üks koht. Ja teine koht on see, et ametkondade suur miinus on omavaheline suhtlemine. Et meil on riigis küll IT-võimalused, aga nad on seotud kõik nii-öelda nende andmete päringute ja erinevate andmelubadega, et me keegi need omavahel saaksid suhelda, see jällegi ei toimi seal. Nii et see on ka üks koht, mis vajab nagu parandamist. Nii et ma lihtsalt mõtlen seda, et kui meil on olemas projekt ja tegelikult riigi poolt juba pilootprojekt rahastatud, et siis me võiks sinna ju selle ressursi nagu ära kasutada. Jaa, tähendab selles mõttes see ei räägi üldsegi vastu sellele minu eelmisele mõttele, et ongi pilootprojektid ongi, olekski kohustuslik läbi viia, vaadata millised, ja see sama, mis praegu välja tõid ka, et andmete vahetus, telefoninumbrid, siin tuleb veel üks muud, mida pärast, mis alles pärast võib välja ilmneda, aga mis Andmekaitse Inspektsioon ütleb, kui vabatahtlikud saavad raske diagnoosi kätte, kui ta et tegelikult see on hästi rangelt reguleeritud, et mina vabatahtlikuna ei tohi saada ju teie nii-öelda haigusest midagi kuskilt kuulda. Et selleks peab olema mul ikkagi selgelt allkiri antud, et ma kuskil ei avalikusta, seda pean nii-öelda ametnik olema. Pille, tahad lisada? Kas ma küsida tohin? Jah. Kas seda projekti on käidud uurimas ka kuskil mujal pool, väljaspool Eestit? Et on ju kombeks võtta igalt poolt mujalt üle, et see, mis seal kuskil Ameerikas või seal toimib, et siis kindlasti peaks see meile ka toimima. Aga kas on uuritud näiteks Soome, Rootsi kogemusi, need, kes on meile ligemal? No ütleme nii, et sotsiaalkiirabi projekti on küll uuritud, aga igas riigis on ta natuke nagu eri varjundiga. Et siin peame vaatama nüüd seda, et on näiteks kui me võtame Soomes, siis Soomes on hästi palju perehooldus, seal on omavalitsus hästi tugevalt on juures. Nii et seal on selliseid toetavaid asju rohkem, mida meil ei ole. Nii et selles mõttes, et on uuritud ja tegelikult ütleme tänane pilootprojekt, mis on välja toodud, on see, et tema eesmärk on ikkagi selle sama nii-öelda kohaliku politsei, kiirabi ja päästeameti nii-öelda siis mure lahendamine, mida on nagu välja toodud, et praegu see on nagu meil nagu siseasi, mida me võime küll tuua näiteid sealt, aga praegu on nii, et kui me mäletame Ekspressist ühte pilti, kus politsei, kiirabi ja päästeamet seisid seal ühe maaslama juures, et siis oli küsimus, et kes tõstab. Et lihtsalt see on see koht, et me peaksime vaatama, et kui meil on see ressurss, siis me peaksime selle nagu ära kasutama. Aga vastus on, et uuritud on, ka Punane Rist rääkis sellest kogemust, ma täpselt ei mäletan, ei olnud tookord eesmärk jätta meelde, et kus kohas see oli võetud, aga tihtipeale ei ole need ülekantavad, et kui me vaatame lähemaid naabreid, siis me oleme väga teistmoodi riik, et näiteks Taanis on haiglavõrk on kohalik omavalitsuste ülal pidada. Kogu meditsiinisüsteem, välja arvatud siis operatiivteenistus, kiirabi. Soomes on haiglate võrk regioonide ülal pidada, ehk siis teise tasandi omavalitsus, ikkagi omavalitsused peavad seda üleval, ehk seal ei teki neid küsimusi, mis meil tekib. Meie oleme kummalisel kombel oma riigi üles ehitanud niimoodi, et isegi perearstiga pole kohalikul omavalitsusel kontakti, isegi perearst on selles mõttes määratakse tervisekassa lepinguga kuskile ja nüüd see perearsti nimistu on vaba inimesed tulevad talle kuskilt, ei pruugi üldse minu vallast tulla.
Nii, ja nüüd minu valla inimestel on see perearst võimalik kasutada seda, kui ka Tallinn, Tartu, Jõhvi, Pärnu, ükskõik kus asub perearst, ehk lõppude lõpuks on selline eklektiline süsteem, et koostööd perearsti ja valla vahel ei saagi olla, sest see arst ei ole ainukene meie arst, vaid neid võib-olla 10, kes teenendavad meie inimesi. Ehk meil see meditsiinisüsteem ka sellest tulenevalt on see ressurss jaotatud ebamõistlikult, sest ei ole kohaliku omavalitsuse võimalust asja korraldada pole ära kasutatud. No see ongi, et hakatakse ülevalt poolt pihta, alt on ikka mäda. Selle kiirabi ka see asi, et üks lause käis läbi, et sotsiaaltöötajad ei ole 24/7, et on küll. On valla sotsiaaltöötajad 24/7 kogu aeg telefonivalves praegu ilma rahata, on hooldekodude juhid kõik 24/7 telefonivalves kogu aeg, isegi siis, kui nad lähevad puhkusele. See puhkus on täpselt see, et sa lihtsalt tuled sealt kabinetist välja, võib-olla 2 päeva ei lähe majja, aga telefon on kogu aeg, sellepärast, et me kõik ju vastutame nende eest. Me oleme andnud selleks enda allkirja, see 3 tilka verd, et me peame vastutama nende inimeste eest 24/7. Ja see ei küsi raha. Ma saan raha jah selle eest, et ma 8-5 käin tööl. Tegelikult ma ei ole ju 8-5 tööl. Ükski hooldekodu juht ei ole 8-5 tööl. Ja. Kabinetis istumine ei ole töö tegemine. Jah, täpselt õige, et juhi sõna tähendab juba piiramatut tööaega. Siis võib ju olla see, et see mingisugune valvetelefon, ma toon nüüd hästi koleda näite, aga nagu on nendel matustebüroodel, kes teevad 24/7 seda ööpäevaringset, seda laibavedu, et nendel on ka ju, ükskord on see telefon ühel käes, teise kord on teine käes, olen isegi helistanud, mitu korda pean enne helistama, kui unine mees vastu võtab, et jaa, ma kuulen, et midagi teha ei ole. Lihtsalt me peame kohandama kõik teenused enda järgi, mitte hakkama pastakast välja imema jalgratast jälle. Siin tuleb vastu võelda, et seda ei saa niimoodi teha, sest ütleme, et kui keegi on vabatahtlikult midagi teeb, see on tema südametunnistuse, hoolsuskohustuse asi, et ütleme inimlik suhtumine, aga sellega võib kaasneda vastutus. Ehk nüüd, kui selle kliendiga midagi juhtub, siis kaasneb vastutus, ehk selles mõttes peab olema inimene, see töö peab olema reguleeritud nii-öelda kõigepealt tema palgatase, ehk see soodustus pluss tema kohustused ja vastutus selle töö juures, et see keegi vabatahtlikult vastu võtab, aga mis siis saab, kui selle tulemus saabub surm ja ta ei võtnud vastu? Vabatahtlikuna ei saa seda reguleerida. Ei, ma ei mõtlegi vabatahtliku, ma mõtlen lihtsalt see võtmete küsimus, et kuidas sinna korterisse sisse saab. Peabki olema keegi konkreetne inimene, kes teab, kus kohas need võtmed asuvad. Aga kui see inimene on pere, ütleme, suguvõsa kokkutulekul, ta on purjuses, võti jääb andmata. Ta ei saa olla 24 tundi tööl. Ikkagi on, keegi on, kes peab teadma, kas on lihtsalt kuskil kirjaski see, et need asjad on kõik siin. Aga sotsiaalkiirabi juhtub. Sotsiaalkiirabil on 24/7 ja ta võib kukkuda ööse kell 3, on ju. Et küsimus ongi siin väga õigustatud, et need inimesed, kes, see ongi see, kus inimesed on tööl, nad reageerivad, ta teab, et see ööse ta on tööl, tema vastutusala ja ta sõidab siis autoga välja. Selles mõttes see vabatahtlik sõna on natuke meil ka see, et paneme kogu aeg vabatahtlikud ja siis me saame asjad tehtud, aga tegelikult me nii päris teha ei saa. Et ei saa ju, ongi väga õige, et vabatahtlik on see, et kas ma saan tulla või ei saa tulla, aga samas abivajadus on vaja teha ära, et selles mõttes. Aga saab ju delegeerida asju. Ja see andmekaitsega on ju ka samamoodi, et kas see vabatahtlik peab nüüd täpselt teadma kõiki minu diagnoose, kui ma seal pikali maas olen, ta peab teadma seda, et kuidas mind sealt voodist püsti aidata ja kui see, et ma ei reageeri, siis ta peab teadma seda, et ta kutsub kiirabi. Miks temal on vaja teada minu diagnoose üldse? Et see sotsiaalkiirabi ilmselt meil tuleb tulevikus rohkem teemasid ja arutelusid selle tulemusel, et plaan on ikkagi ministeeriumiga kaasata sinna, et kuidas nemad on selle nagu käinud, sest tegelikult jõuliselt käib see teema arutelu ja ka seal on nüüd natuke selliseid komistuskive, et kuhugi jääb see asi nagu seisma. Nii et arutelud käivad ja ootame ja loodame, et need asjad liiguvad paremuse suunas. Aga nüüd saateaeg liigub hästi kiirelt ja nüüd korraks puudutaks veel seda hooldereformi, et Veiko, te olete ka siin viimases Vikerraadio Uudis Pluss, mis oli, kui andsite väikse intervjuu seal, et see hooldereform ei ole ikkagi õigustanud
ja raha on ikkagi ebamõistlikult vähe selle jaoks eraldatud, et mis meil siis nagu teha saame või kuidas me selle olukorra lahendame? Siin kokku võtta niimoodi ei saa, et õigustanud ei ole, et ta on õigustanud, sest mis mõttes õigustanud end, et rohkem kliente on teenusele saanud, see on fakt. Hoolekandetöötajate palk on tõusnud, see on fakt. See oli häbiväärselt madalate palkadega inimesed sellel raskel tööl. Selles mõttes on ta õigustanud, et inimesed on saanud rohkem teenusele ja teine pool teenuse pakkuja on inimväärselt tasu selle mahu eest saanud maksta. Ei ole ta õigustanud prognooside mõttes, et kui seda seaduseelnõud välja töötati, siis oli siin prognoositud, et ütleme näiteks üldine keskmine kulude tõus 3%. Tegelikult keskmine kulude tõus oli 15%, ehk see on, et kordi ja kordi oli see tegelik kulude tõus suurem. Kui arutelu oli, siis juba selle seaduseelnõu arutelu juures ka ma isiklikult ütlesin, kuulge, et kui me nüüd mõtleme peaga, et kui ma olen ettevõtja ja ma kuulen, et teie seadusandjana räägite täiendava raha tulekust turule, peaks päris rumal olema, kui ma ei tõstaks võimaluste piires hinda, mis ma ei ütle, et seda ei peaks, et ei ole õigustatud tõsta, aga et see 3% ei ole õigustatud summa, nii, siis hooldekodude kohad ja nii-öelda tekkiv järjekord ja kui palju siis soovib, see oli alaprognoositud, soovijaid tekkis tunduvalt rohkem. Siis tekkis järgmine probleem, kuna soovijaid oli rohkem kui kohti, vist oli, kui ma mäletan tol hetkel, ma võin eksida numbritega, et vist oli 1800 puudu, aga ma võin selles osas nagu eksida. Et tekkis olukord, kus kohalike omavalitsuste väitel hooldekodud said hakata valima klienti. Et kui oli vaba koht, siis valiti kergem patsient, mis tuli välja. See oli meie jaoks ootamatu, mitte massiline, aga neid tuli ette. Järgmine moment, et riik on endiselt reguleerimata jätnud erihoolekande teenuskohtade lahendamise ehk circa 2000 erihoolekande, mis on riikliku rahastusega teenus. Circa 2000 kohta on täitmata ja nüüd, kui me mõtleme, et aga need inimesed on kohalikus omavalitsuses, elavad nad naabrite ja enda ümbritsevate mõttes on ohtlikud juhtumärkides selleks, ta võib jalutama minna, eks ole, et ta võib gaasi lahti unustada, ta võib tikkudega mängida. Ehk ta ei ole saanud teenusele, kohalik omavalitsus peab sellega tegelema. Nüüd on ühest küljest omavalitsuse ülesanne hooldekodud, nii-öelda see tavasotsiaalhoolekande teenus ja riigi osa tuleb ka ära teha. Siin on hind tõusnud. Siin on lahendamata. Ja nüüd, kus me kokku võtame? Kokku võtame siis ülejäänud hoolekande, seda raha ülejäänud hoolekande teenustelt. Siis järgmine, muidugi siin tuleb öelda nüüd, et tänaseks esimene etapp uuringust või analüüsist selle muudatuse juures on tehtud. Aasta lõpus septembris me saame kokku ministeeriumis vaata, et mis siin nagu teha tuleb. Nüüd, kui kohalikud omavalitsused läksid kohtusse, et see on nagu riiklik ülesanne, siis me selle kohtuprotsessi kaotasime, on ilmselgelt kohaliku omavalitsuse ülesanne, kohalik omavalitsus ise need probleemid siis lahendama. Riik ütleb, et tema on raha andnud, nii, ja sellest peaks piisama. Nüüd see analüüs peaks siis tegelikult näitama, kui palju, kellel on siis õigus, kus kohas on siis see puudujääk, et praegused meie arvutused näitavad jah, et seal on ikkagi, me oleme alarahastatud selles osas. Ja jõuame siin algusesse tagasi, et see hoolekande reformi ehk selle seadusest tulenevalt hoolekodu tasu me peame ära maksma, sealt ei pääse. Aga nüüd teenusmaja, koduhooldus, see on vabatahtlik. Järelikult saame sealt lihtsalt kokku hoida. Nüüd tekibki see, et see mõistlikkuse koht, et miks me see inimest sinna paneme. Sest meil siin on kokku tõmmatud. Et meil lihtsalt seal seda raha ei ole ja tegelikult väga paljud inimesed toovad ka välja, et kui mulle pakutakse kodu, ütleme siis kohalik omavalitsus pakub mulle hooldekodu kohta, aga ta küsib, et aga makske see sama raha mulle koduhoolduse eest, siis öeldakse, et ei, et meil on hooldekodu. Nii et see probleem võibki siit samast tulla. Siit samast, sest sa oled siit tõstnud raha ära. Ja need töötajad lahti lasknud või kokku tõmmanud. Nii et selles mõttes on siia, aga on hinnanguliselt uuritud ka palju seda ressurssi puudu on? Ütleme nii, et
ma natukese neid uuringu tulemusi, kuna et omavahel oleme suhelnud juba uuringu tegijatega, ma tean, aga ma ei tohi öelda neid ennem, kui on avalikustatud, et muide Tartu oli ka halduskohtus selle teenuse Tartu enda initsiatiivil, et sealt peaks see vastus ka tulema, et kui peal Tartul seal puudu on. Aga puudu on nüüd jällegi, et raske on jälle öelda, raske on täpselt öelda, sest seal on veel sellised nüansid mängus nagu, et ütleme, et kohalik omavalitsus, kui jõuame inimesega nii kaugele, et peab panema hooldekodusse, siis peab panema kodu lähedasse, et see nii-öelda suhtlusringkond nagu säiliks. Nüüd, kui ta tahab mujale minna, nüüd tekibki see, et aga äkki kodu lähedasem on kallim, aga sa pead ta panema siia, sinna ei saa. Kui ta ise tahab sinna minna, siis on hea, siis odavamasse ta läheb. Nii et kui palju nüüd jällegi selles kontekstis, kui palju puudu on, tegelikult raske öelda, eks ole, et kui me saame kliendid kokkuleppe, et ta läheb odavamasse, siis on vähem puudu. Aga kui ta ütleb, et ma tahan siia minna, on rohkem puudu jälle. Nii et ja et ikkagi vananev ühiskond, aga Pille, sa tahad, sul on kulmkurtsus. Kulmkurtsus jah, et selles suhtes, et ega me ei leiuta neid, me ei võta sealt lambi otsast neid hooldekodu hindasid, see on ikkagi täiesti lihtsalt praegu on kõik asjad kokku langenud ju, nii nagu ministeeriumites meeldib öelda, et üks kriis teise kriisi otsa ja see kõik ju on tõstnud ka meie hindasid, sest me peame maksma kinni ju elektri, vee, toidu, kõik. Toidu hind iga päev, me tellime toitu, tuuakse meile 3 korda nädalas toitu, iga kord on 1-2 senti pandud jälle kas või hapukoore pakile otsa, nii et see kõik, kes see selle kinni maksab. Et selle kõik peab ju keegi siis ja ega siis, kui on kodus koduhooldus, koduhooldaja käib, sa Sander tead ise ka ju, kui tihti see koduhooldaja seal kodus käib, et need on ikkagi erinevad hinnad, et kui ta käib seal korra nädalas, 2 korda nädalas, 3 korda päevas näiteks, või on see inimene vajabki kodus hooldust 24/7. Ta võib ka kodus olla ja kodus 24/7, aga see tähendab seda, et see ei ole üks töötaja, kes käib tal kodus hooldamas. Seal peab olema ikkagi mitu töötajat, sest ega me ei saa ka koduhooldajaid ära tappa sellega, et ta istubki selle abivajaja kõrval kogu aeg. Et kas see ressurss on siis nagu, seda tuleb ikka kõike korralikult läbi mõelda, et mis nagu on hästi mõistlik ja muidugi see, et üks lüli on puudu. Et võt selle ühe lüliga, mis on peale kodu ja enne hooldekodu, et see väike lüli on puudu, millega saaks tegelikult riik väga hästi hakkama, sellest me oleme väga palju rääkinud. Me isegi oleme juba nime sellele teenusele välja mõtlenud, aga me ei ütle. muidu võetakse meil nimi käest ära. Aga me EHALis oleme sellel teemal rääkinud ja ma arvan, et me hakkame selle teemaga natukene rohkem ka tegelema. Et just see, et see inimene ja selle reformi käigus kohti tuli juurde sellepärast, et vaadake, kuidas suured ketid laienevad. Mitte ainult poeketid ei laiene, vaid ka hooldekoduketid laienevad. Tulevad suured kombinaadid, 200-300 kohased hooldekodud. Seal samas erihoolekannet pannakse kokku, et suured 100-kohalised, 200-kohalised erihoolekande asutused ei ole enam pädevad, et ei toimi, et see on kole, et siis nemad peavad väiksemad olema, aga tavaline üldhooldus, see võib olla seal ka mingi 1000 kohta ühes majas, eks ju. Et see on ka kole tegelikult. Aga kui selle hooldereformi nii-öelda läbi, ma öeldaks natuke nagu kas suruti või nii-öelda siis poliitikute poolt oli vaja seda nagu ära teha, et kas seal, kui te räägite sellest, et te olite ka laua taga hinnastamise ja selle juures, et kas seal oli, tegelikult oli ju teada, et need hinnad tegelikult tõusevad ja see probleem, aga vaatamata sellele ikkagi mindi edasi? Oli teada jah, et nagu ma ütlesin, prognoosis oli ette nähtud algsetes sisennumbrites 3% tõus, aga et ütleme, et kui me laua taga räägime tulevikust, kui ma ütlen, et ma ei usu, et see nii väike on, millele ma apelleerin, tulevikus näeme seda, et ma ei oska ka öelda, eks ole, et ju see siis ministeeriumi analüüsid tol hetkel näitasid seda, et nad võisid näidata, ütleme, et ma ei taha süüdistada, aga võib olla ka niimoodi, et kui meil on selline pott raha, siis me valime selle protsendi selle poti raha järgi, et kui palju me saame teile anda, eks ole, et selliseks me prognoosime tõusuvat, me anname teile nii palju, et tihtipeale seda arvutus võib ka vastu, nii-öelda tagurpidi arvutus olla, eks ole. Aga võimalik, et tõesõna, kui seda prognoositi, tegelikult jah, tuleb möönda, et ega siis Ukraina sõda ei olnud veel
alanud, eks ole, et kõik need kriisid, mis on hiljem ka Iraaniga siin tulnud, et need on kõik lisandunud, hakkas ju sellest Süüria kriisist, Covidi kriis, Ukraina sõda, et see kõik on ainult nii-öelda ongi täiuslike kriiside keerises me pidevalt siin keerleme. Aga et ka siin eelkõneleja täpsustuseks ongi see, et meie ei ole kordagi, omavalitsuse poolt ei ütle, et kas hooldekodu hinnatõus on õigustatud või mitte, et loomulikult me ise oleme ka nõus, et hooldustöötajate palgad olid madalad, toiduhinnad tõusevad, seda küll. Me ei räägi mitte selles kontekstis, me räägime seda, et riigi poolt, kui te tegite reformi, siis oleme ausad, te ju teate, et tõuseb, makske meile siis kinni, mille eest meie maksame. Et nüüd see vahepealne etapp, millest hooldekodu pereelu ja hooldekodu vahel, see jääb meil lihtsalt tegemata, selleks raha ei ole, sest see on vabatahtlik tegevus. Hooldekodu on kohustus maksta, et kui inimene sinna läheb. Nii et saateaeg liigub armutu kiirusega ja meil on aeg läbi, aga kokkuvõtvalt võiks siis olla nii, et kui lähedasel tekib mure oma siis inimesega, keda on vaja siis hooldada, siis number 1 on see, et pöörduda kohalikku omavalitsusse, sealt läbi arutada, vaadata endale sobiv hooldekodu välja, rääkida hooldekodu juhiga, teenuste juhiga, kes seal selle inimesega kes seda maja tunneb ja võtta natukene rohkem aega, et seda asja nii-öelda pereringis ja ise läbi arutada ja kaasata loomulikult siis inimene, kes peab sinna elama minema. Et need oleks võib-olla esimesed sammud ja sealt siis olla ka edaspidi kontaktis hooldekoduga, et mitte ära kaduda, sest me teame, et inimeste igapäevaelu ja tegevused võtavad nii suure nii-öelda ajaressursi, et ühel hetkel me lihtsalt vaatame, et täna olen hooldekodusse viinud ja mõtlesin, et tulen nädala pärast vaatama, aga sellest on saanud 2 kuud mööda. Ja ma ei ole jõudnud. Ja ma näen seda ka oma tutvusringkonnast, et see on niisugune pigem süvenev probleem ja hooldekodu juhtidega rääkides on täpselt see, et kaebus tuleb nende suunas sellest, et lihtsalt ei ole käidud vaatamas. Me kõik tahame oma lähedasi vaadata või nendega siis kohtuda ja kui neid ei ole, siis me muutume selliseks tõredaks ja hakkame siis välja elama ja sealt võib-olla see negatiivsus ka tuleb juurde. Nii, aga vaatajatele ja kuulajatele aitäh, et meid vaatasite. Hoolekande hääl saatega numbriga 2 on siis täna läbi ja kohtume järgmistes saadetes. Aitäh!